Hei, täna ma jagan teile natukene seda teemat, et me kardame olla nähtav. Miks me kardame olla nähtavad? Nähtav olla täpselt sellisena, nagu sa oled, on imeline. Ja vanasti ma kartsin olla nähtav. Enne oma sündi kogesin ma juba seda, et ma ei tohi olla mina ise ja sellega ma sain siis uskumuse, et ma ei tohi olla mina ise ja ma ei tohi olla nähtav sellisena, nagu ma olen, sest mind ei aktsepteerita sellisena, nagu ma olen. Ja ma kasvasin sellega ülesse, kus ma siis varjasin iseennast ja pidevalt kuulsingi neid, et ära ole selline, ole hoopis selline, mis viis mind siis lõpuks sellesse punkti, kus ma ei teadnud enam, kes ma olen, sest ma olin loonud miljoneid erinevaid siis maske, karaktereid. Ma olin nagu kameelion nendega, et vastavalt vajadusele võtsin uue karakteri, uue maski. Aga kuna ma tegin seda aastaid ja nii pikalt, siis ma kaotasin ära, kes olen päriselt mina. Sest ma ei lubanud endal, sellel tõelisel endal tulla nähtavale, näidata maailmale, kes ma päriselt olen. Ma kartsin olla nähtav ja ma pigem üritasin olla nähtamatu. Ning läbi siis oma ettevõtte, see Kogemuse Elamus OÜ, olen ma pidanud järjest rohkem tegelema selle teemaga, nende uskumuste ja selle enda sees hirmudega, mis oli seotud siis sellest, et ma kartsin olla nähtav. Aga kus see hirm sai alguse? Üks asi oli see, et ma kartsin olla nähtav, teine asi, ma kartsin arvamusi, mida teised ütlesid. Aga see saigi sellest alguse, et mul oli uskumus, et ma ei tohi olla nähtav, mul ei ole õigus olla mina ise sellisena, nagu ma olen, mind ei aktsepteerita. Ja kuna ma uskusin, et mind ei aktsepteerita sellisena, nagu ma olen, siis ilmselgelt mul läks korda, mida teised inimesed must arvasid, mida nad ütlesid minu kohta või selle kohta, mida ma teen, kuidas ma käitun, kuidas ma olen, milles siis tekkiski hirm olla nähtav, sest nii nagu ma olin nähtav, nii oli võimalus inimestel mulle midagi öelda. Kui ma olin nähtamatu kuskil varjatud nurgas, siis inimesed vast ei näe mind, ei märka mind, ehk nad ei saa öelda mulle midagi. Ja läbi selle siis ongi tekkinud olukord, kus inimesed kardavad näidata tõelist ennast. Mina olen pannud ennast proovile tänu läbi selle ettevõtte, kus mul ei ole muud varianti olnud, kui tulla järjest rohkem nähtavale, aga absoluutselt kõik asjad meie elus toimuvad põhjusega, üks asi. Ja teine asi, see ettevõte on minu jaoks olnud väga suur kasvukoht, et näha, et minu sees on sellised uskumused ja ma olen olnud katki sellega seotud. Ja tänu sellele olen ma saanud hakata seda tervendama, parandama ja nüüd olen ma nähtav, ma olen teie ees, ma räägin teile selliseid asju, mida ma olen tegelikult rääkinud aastaid oma tuttavatele lihtsalt läbi suhtluse. Aga tänaseks ma olen teie ees suurelt ja laialt teadlikult tulen jagan seda, et anda inimestele edasi seda infot, mis tähendab seda, et ma olen nähtav avalikult kõigile ja kõigil on võimalus kommenteerida, öelda, väljendada oma arvamusi minust kui ka sellest, mida ma teen. Ja täna olen ma üliuhke, kuhu ma olen jõudnud
oma siis sellega, et ma olen tulnud nähtavale. Ma ei karda olla enam nähtav. Ma ei karda teiste inimeste arvamusi, sest see olen mina. Tänaseks olen ma päriselt mina ja ma olen valmis seda näitama maailmale, kes ma päriselt olen, kes ma olen olnud, kes siis ma täna olen, kes on see tõeline mina, kes on tõeline Maris Tammet, kes on alati kuskil peidus olnud varasemalt, aga nüüd on ta päriselt teie ees. Ja sellega seoses selle nähtavale tuleku osas minu kõige suurem ja võimsam hüpe, kasvukoht on see, mis ma täna tegin. Ma andsin täna välja raamatu iseenda elust, kus on võimalus inimestel lugeda minu elust, kus ma olin, mis toimus ja kuidas ma jõudsin siia, kus ma täna olen. Ehk õnneliku eluni, enesearmastuseni ja uskumatu eduni. Ja see, et ma selle olin võimeline tänaseks, nüüd ja täna avalikustama kõigi jaoks üle maailma. Sest see ei tulnud ainult eesti keeles välja, see tuli ka inglise keeles välja. Ja see on lihtsalt uskumatu, nagu kuhu ma olen jõudnud ja ma ei karda olla nähtav. Ma ei karda seda, mis sealt tuleb. Ma ei karda enam, mida teised ütlevad, sellepärast, et see on minu lugu, see olen mina. Ja väga vabandan, kui sa ei suuda aktsepteerida mind sellisena, nagu ma olen. Aga see ei ole minu probleem, et sa ei suuda aktsepteerida mind sellisena, nagu ma olen. Mina aktsepteerin ennast ja üldjuhul inimesed, kes suudavad aktsepteerida mind täpselt sellisena, nagu ma olen, nemad kuuluvad minu ellu. Ja ma olen siin elus selleks, et jagada inimestele oma teadmisi sellisel kujul, nagu ma seda teen. See info, need teadmised on inimeste elu muutmiseks, et inimesed jõuaksid samamoodi selle õnneliku eluni, selle eduni, selle uskumatu võimsa maagiani, mida me taga ajame. Ja mina jõudsin siia läbi väga paljude huvitavate ja põnevate seikluste, keeristormide ja mille iganes muu. Ma olen jõudnud siia ja ma olen valmis aitama inimestel ka jõuda selleni ja veel edasigi. Kuid selleks, et seda saaksin teha, oli mul vaja tulla nähtavale, olla nähtav, jagada. Ja kuna ma olen valmis ja mõistan ja muutsin enda sees uskumust, et mul on lubatud olla mina ise, ma olen aktsepteeritud iseendana ja on ohutu olla nähtav kõigi jaoks. Ja kõik, mida ma teen, on lubatud ja ohutu ja turvaline, siis läbi selle olen ma tänaseks jõudnud siia, kus ma olen võimeline täna teiega jagama seda, et ma andsin välja raamatu, mille ma tegelikult esimene kord, kui ma tahtsin seda raamatut enda elus kirjutada, oli siis, kui ma olin 14. 14-aastaselt tahtsin ma kirjutada raamatut oma elust ja ma ei olnud võimeline seda kirjutama. Muidugi tollel hetkel tahtsin seda raamatut väga-väga teistmoodi lõpetada, ehk siis iseenda enesetapuga. Aga kuna ma ei olnud võimeline tollel hetkel kirjutama seda raamatut, siis jäi see sinna paika, aga sellest ajast saadik on mul olnud see tahtmine enda sees. Ja nüüd
ma lõpuks võtsin kätte ja kirjutasin selle raamatu valmis. Ma alustasin selle raamatu kirjutamist tegelikult siis 2023 aasta detsembrikuus. Ma olen raamatut kirjutanud kokku kuskil 5 ööpäeva. Jah, sellest on möödas mingi pool aastat, aga ma olen seda päriselt kokku kirjutanud kuskil 5 ööpäeva koos mingite toimetuste või noh, nagu muudatuste ja toimetustega. 5 ööpäeva. Ja see tuli lihtsalt, see voolas minu seest välja. Sest nüüd oli selleks õige hetk, õige aeg ja ma olin valmis selleks tulla nähtavale oma looga, jagada seda lugu ja ma tean, et inimesed võtavad selle loo vastu väga hästi. Nii see aitab muuta inimeste elusid. See on põhjus, miks ma seda tegin, et aidata inimestel oma looga muuta nende elusid. Ja ma olen nähtav ja ma olen õnnelik, uhke enda üle, et ma olen mina ise, hoolimata, mida siis keegi teine arvab, ütleb või kommenteerib. Sest ma tean, et inimesed, kellel on midagi siis kommenteerida negatiivset, nende puhul tavaliselt ei ole asi minus, vaid lihtsalt ma trigerdan neid. Sest inimesed ei taha keegi kellelegi halba. Aga kadedus, mis meie sees peidus on, tekitab olukordi, kus me ei käitu kõige positiivsemalt teiste suhtes. Sest see, et ma olen mina ja iseendana nähtav teistele, kindlasti tekitab päris palju trigereid väga paljudes inimestes. Ja mul on hea meel. Mul on väga hea meel ja ma loodan, et nad mõistavad, et neil on see trigger ja miks see trigger nende sees väljendus. Miks see välja lõi? Sest sealt on võimalus muuta inimeste elusid. Sest sellest raamatust te saate lugeda samamoodi, mis triggereid minul on olnud ja kuidas ma olen nendele reageerinud. Ma väga loodan, et sa samamoodi võtad kätte selle raamatu ja loed selle läbi, sest see tõesti on uskumatu, mis sa sealt saad. Lisaks on siis praegu raamat olematu hinnaga. Sul on võimalus soetada siis raamat põhimõtteliselt 1 euroga, aga see on nüüd ja praegu, nii et kasuta seda võimalust ja lisaks on seal võimalus peale raamatu soetamise saad sa ka raamatuga kaasa boonuseid, kus on siis erinevaid asju, tehnikaid jagatud, mida sa saad rakendada enda ellu nüüd ja kohe. Nii et kasuta seda imelist võimalust ning jaga seda võimalust ka teistega, et teised saaksid seda lugeda ja oma elu muuta. Olge tublid ja aitäh! Tšau!